Jou, kutid ja pipid. Siin MC Amsterdam. Tulin just praegu õuest ja käisin räppimas. Ja ma käisingi räppimas. Ja mina olen Eesti kõige lahedam räppar, kõige kuulsam, ma olen Tallinna hirm. Kõik kardavad mind isegi Tartus pohhui, et ma olen ainult Tallinna hirm. Aga ma võin olla ka kogu Eesti hirm. Mitte mingi hirm, ma olen hirm. Näitas, see oli juba riim. Oi, selja taga piim. Anyways, tulin teile rääkima, kallid lapsed, natukene oma elust. Ma pole üldse mingi nii lihtsa eluga nagu Abrahamster või suur papa või mingi muu teine inimene. Näiteks seaduskuulekus. Aga minu elu on olnud väga karm. Kunagi ma olin veel mees. Tegin omale operatsiooni. Nüüd olen naine. Ja räppar naine. Ja ma olen pealegi tegelikult neeger ka veel. Aga ma lasin oma nahka veits teistmoodi, teist värvi teha. Ma ei oska isegi eesti keelt enam, sest mul on inglise keel täiesti suus. Anyway, mul oli väga raske elu. Kasvasin koos oma vanema vennaga, kes peksis mind. Tõi litse koju, see oli tegelikult täiega hea, mulle meeldis vaadata pead, mida nad tegid teises toas. Siis mu vend otsustas, et ta võtab naise ja ta võttis naise, nad said lapse ja ta andis naise ära teisele mehele, müüs maha. Laps jäi talle, mina kasvatasin teda. See laps suri. Ükskord me läksime räpipeole ja ta oli 3-aastane ja oli seal publiku seas ja kõik tallasid ta lihtsalt surnuks. Aga pole hullu, see ema tuli last otsimis, ma ütlesin, et ta on lasteaias, vaata. See ütles okei ja läks minema ja me pole teda kunagi enam näinud. Mitte kumbagi. Ja mu vend kolis üldsegi Šveitsi ja hakkas geiks. Ja seal ta visati sellepärast kividega surnuks. Ja nüüd olengi täiesti ainukesena mina suguvõsast alles. Ja ma olen väga uhke, kõik on minu üle uhked, sest ma olen meie suguvõsa pärl, ma olen räppar. Ma elan Lasnamäel hästi taga seal Kotkapesa juures. Üks pooletoaline korter. Köha. Pooletoaline korter. Mõnus 1,5 korda 1,5 meetrit. Tulge külla. Te pole sükest lossi kunagi varem näinud. Suitsutan seal kogu aeg pilve, tõmban triibu. Ja ma ei tea, see on komme nagu ma ei tea, mis asju. Kunagi ma mäletan täpselt. Vend andis mulle ainult kommiraha. Teised lapsed said ka kommiraha, aga mina sain ka kommiraha, aga mul läks teise kommi peale. Aga ma pidin ütlema, hüvasti, ma suren nüüd!